Täna tutvustan Tai Rainbow'd. Temal on siis sellised väga ilusad lehed. Teda kasvatatakse samamoodi nagu Stuttgartki lehtede pärast eelkõige. Õied on punased ja suhteliselt sellised väiksed. Aga lehed on väga ilusad. Neid ma tahtsingi näidata. Kuna kõikide lehtede peal on näha ka seda ilusat variatsiooni, siis sellest ma nüüd räägingi. Kuna me otsime ka igalt poolt viirusega nakatunud taimi, siis selline triip või sellised triibud, nad ei pea olema korrapärased, et need on täiesti okeid, et see ongi taime enda variatsioon ja need on erinevad ja need ei saagi olla ühesugused mõlemalt poolt. Nagu turbani puhul on jälle see, et me otsime sümmeetriat, et mõlemal pool oleksid triibud ühesugused ja katkematud. Siis tema puhul on nüüd sellised huvitavad nagu lõiked siin sees, on nüüd heledamad ja tumedamad. Et see ongi nagu terve leht. Et sellel ei ole midagi viga. Vaatame korra midagi, ma leidsin siit pealt mingid täpikesed. Siin. Et kui vaadata need sellised pisikesi täpikesi, siis need tekivad mitte mingi haiguse tagajärjel, vaid eelkõige veepritsmete tagajärjel. Et siin on saanud see ülemine leht veepritsmetega pihta ja need veepritsme kohad, kui ta ei ole veel õues olemisega harjunud, siis need põlevad ära või kõrbevad ära. Aga see on normaalne, et see lehele ei tee mitte midagi. Nii et selline iludus on Tai Rainbow.